Hadi ulan. Basmamış. Toy bu bir şey.
üks, mult ma arvan, et peaks nagu minema. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. hästi tuleme, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
turvaruumis, kui seal nende autorite juures, nendega ma teen tuuri ära siis. Aga ma ei oska nii hästi rääkida kindlasti. Aga ma arvan, et lihtsalt nagu saaks vaadata seda korras, et sa saad sisse praegu ikka teha kiire ring ei olnud. 5 minutit. Tõstame käe üles. Lihtsalt ruume läbida, kus nad on, ma saan teile näidata, siin on juhtimiskeskus ja kus kohast need saated kontrolli. Selle ma saan teile ära näidata. Okei, aga üks variant on see, kes võib-olla tahaks praegu minna ja ei see VRTC ei paku, siis võib-olla jaguleb. Ma ei ole ABB-ga seotud. Aga tulge, kes tahab veel vaadata korraks veel ruumidesse, käime seal ära. Jah, ja teiega läheme siis Nordiga need, kes ka ise võttisin välja. Selle rakseks esimene oli tänapäeval, et number on esimene, eks ole, sa vaatasin ennast seda saa. Mõtlesin, et Rootslastele on nüüd aktsia polaarne siis ma juhataks sisse siis ma juhataks sisse toimu ma saan, et baasettekanne tuli meil mindiselt Helligrek 4 Hellik, kes siis on Leedu võiduka nii-enda maailmameestest tulnud tiimi liige, tiimliider oli Gerard, eks ole, Helligrek 9A ja nendelt on siis põhiettekanne toimunud täiendusi ja Tõnno koostöös, eks ole, abiga ja võrdlusi, nii et usun, et oleks hea tagasivaade siis sellele, mis siis toimus Saksamaa umbes pool aastat tagasi, ehk siis juulis World Radio Sport Team Championships ja ajasid siis on koos Jaro HF meistrivõistlustega. Jah, ole hea. Ma nii kõva häälega ei ole, kui Arvo, et kui kuulda ei ole, siis andke käega märku, ma püüan kõvemini rääkida. Või võib katsuge hästi tasa olla, siis on ka kuulda. Netis on need seal? No netis, ma arvan, et kuulevad, mikrofon on siin. Ja, ehk nagu Arvo juba ütles, me tegelikult ootasime leedukaid siia, ehk siis eelmise aasta VRTC võitjaid, maailmameistreid seda ettekannet tegema, aga nad kahjuks ise ei saanud tulla, siis saatsid oma slaidid mõningate kommentaaridega ja siis ma panen omalt poolt juttu juurde. Tõsi või mitte, eks siis pärast paistab. Aga ma ei tea, kas VRTC-st üldse, mis see VRTC on või seda ilmselt kõik teavad ja on kursis, et ei ole vaja ilmselt palju seletada. Kui on, siis pärast tulge võin eraldi seletada juurde. Aga leedukad siis tõesti võistsid 2018. aastal VRTC Saksas ja tiimis olid LY9A, LY4L, mõlemad ilmselt tuntud kutsungid kõigile, kes lühilainel võistlustega tegelevad. Siin on veel pilt tegelikult eelmise 2014. aasta Bostoni telgist ja siit siis, nagu nad ise kommenteerisid, hakkas nende treeningperiood nii-öelda peale, et nad valmistusid üsnagi sihikindlalt 4 aastat nendeks järgmisteks võistlusteks. Et LY4A ise tegi Ämma juurest, tal on seal mingi väike jaam, kus on üks traibänder ja paar traati ja LY9A tegi LY5R-i jaamast neid teste. Muidugi eelmise kvalifikatsiooniperioodi tingimused olid selles mõttes soodsad, et nad tegid kõik low power'iga ja low power oli sama koefitsiendiga kui high power, mis on natukene erinev teistest tsüklitest olnud. Ja LY9A tõesti võitis siis selle meie regiooni kvalifikatsiooni ja Tõnno oli seal teine. Siin on võib-olla üks slaid, mis iseloomustab üsnagi palju seda, et miks leedukatel nii hästi läks, et miks nad nii kõvad olid. Nimelt käisid vähemalt aasta, kui mitte isegi 2 aastat varem selle sama Jaaru võistluse ajal seal Saksas harjutamas. Et tutvuda kohalike levitingimustega, kuhu poole on tenni keerata, kus bändil olla ja nii edasi. Ja see, ma arvan, andis ikka tõsise eelise neile. Et nad olid T4PT ehk Delta Papa 4 on see kontestikutsung tema jaamast, tegid enam-vähem samadel tingimustel seda IARU testi, mis oli siis järgneval aastal
järgneval aastal WRTC võistluseks. Ja veel ettevalmistumisest kasutasid morserunnerit, nagu siin Mindis on kirjutanud, ta tegi iga päev detsembrist kuni juulini, tegi morserunneriga, harjutas. Et see annab ka muidugi tõsiselt juurde. Ma ise mäletan ka enne 2010. aasta Moskva, isegi 2006. aasta Brasiilia WRTC-d, kuna ma elasin siis ise välismaal ja pere elas Eestis, siis õhtuti midagi teha ei olnud, et ma arvan, et ma 2 aastat järjest lasin iga päev tund või 2, vahest isegi 3 tundi morserunnerit, et see annab kõvasti juurde telegraafi just sellises kindluses, ütleme, UBN-id lähevad paremaks. Aga muidugi ainult morserunnerist ei aita, kui ainult morserunneri järgi saaks võistlustulemusi, siis ilmselt N6 MJ 209A-d ei lööks keegi, sest need mehed teevad tavaliselt nii-öelda 2 raadioga, ehk siis 2 pailappi kuskil 600-700 sidet tunnis üsna stabiilselt. Siis veel edukate setupist. Nendel olid siis FT5000 ja VA6AM-i triplexeri filtrid. See on nüüd Saksamaal selle WRTC setup, mida nad kasutasid. Ja nagu näha, neil oli ka täielik tagavara setup kaasas, kõik raadiod ja filtrid, triplexerid. Meil päris seda ei olnud, meil oli ainult üks tagavara raadio, väike TS480 ja muidu olid meil üsnagi uued pillid, mis me saime siin mõni kuu enne või praktiliselt kuu aega enne WRTC-d. Ja Flexi 6600 M-id, mida on ka muidugi, olen kuulnud, et siin palju spekuleeritud, et kas see oli ikka õige valik ja äkki selle Flexi valiku taha jäi ka võib-olla parem tulemus WRTC-l, aga ma ausalt öeldes ise seda ei usu, sest me saime nad ikkagi suhteliselt hästi selgeks ja see Flexi vastuvõtja on ikkagi üsnagi hea. Ja muidugi see pan adapter ja waterfallid on üks asjad, mis on sinna sisse ehitatud, et need aitavad üsnagi palju kaasa, eriti telegraafis. Siis võib-olla veel lihtsalt statistikat, et millist aparatuuri siis üldse kasutati WRTC-l. Nagu näha, kõige populaarsemad on K3-d ja siis tulevad seal ICOMid ja jääsud. Flexi oli suhteliselt vähe, et peale meie oli veel üks ameeriklaste tiim, kellel oli täpselt sama setup, neil oli 2 Flexi 6600 ja siis oli seal mõnel tiimil oli veel teiseks raadioks Flex ja 700 on järgmine mudel. Ei, 6700 minu meelest on enam-vähem samal ajal, kui tuli natuke varem isegi kui 6600 M. Ja Softist oli Windest oli siiski kõige populaarsem WRTC osalejate hulgas, aga N1MM on muidugi suhteliselt sama populaarne, suhteliselt lähedal. Et natuke mind ennast imestas, et DX-loogi kasutati niivõrd vähe, kuna ta on suhteliselt sarnane selle Windestile. Aga siiski ei olnud eriti palju kasutusel. Ma ei tea, mis siis kookum on. Selle K3 on ka teine põhjus. Väike. No ta on Ameerikast hea lihtne kaasa võtta, jah? Jaa, absoluutselt. Igal pool tuled, eks ole. See ei ole. Teada, kui oleks võimalik kindlasti valida, siis nad valiksid kas 5000 või midagi,